Vladimir Putini ja Xi Jinpingi kohtumine Pekingis algas täna häbiväärse keeldumisega Vene diktaatorile. Vladimir Putin üritas juba 5. korda alates 2022 aastast veenda Xi Jinpingi lõpuks nõustuma uue gaasitoru Siberi Jõud 2 rajamisega. Ja selle nimel alandas Vene Gazprom taas kord hiinlastele gaasi hinda. Kuid Pekingis otsustati, et sellest ei piisa, sellest alandusest on veel vähe ning seetõttu keelduti taas Putinile ja nõuti, et Vene gaasi hinda langetataks vähemalt 5 korda madalamaks. Ja öeldi, et siis me mõtleme, kas meil on vaja gaasijuhet Siberi Jõud 2 või mitte. Ja selle taustal on väga kõnekas, et Irkutski oblasti elanikud salvestasid videopöördumise Hiina liidrile, milles paluvad Xi Jinpingil ehitada neile kooli. Ja nad ütlevad, et selle eest on need venelased valmis hakkama õppima hiina keelt. Nad ütlevad, palun Xi, ehitage meile vähemalt mingisugunegi puidust kool. Pöörduda Hiina kommunistliku partei esineja Xi Jinpingi poole ettepanekuga rahastada meie kooli ehitamist etnokultuurilise mitmekesisuse ja aktiivse kultuurisidemete arendamise raames Hiinaga. Nagu meie riik rahastab koole Tadžikistanis. Oleme valmis alustama hiina keele õppimist, sest usume, et see on meile tõesti väga vajalik. Ja aktiivne kultuurisidemete arendamine Hiinaga on meie jaoks ainus võimalik arengutee. Nii et Vladimir Putini visiit Pekingisse on ametlikult alanud. Kremli teatas 40 erineva dokumendi allkirjastamisest, kuid peamine dokument jäi taas allkirjata. Venemaa president Vladimir Putin üritas juba 5. korda alates 2022 aastast veenda Xi Jinpingi lõpuks uue gaasitoru Siberi Jõud 2 heaks kiitma. Gaasiprojekt, mida Putin esmakordselt pakkus välja juba 2015 aastal ja mille ehitamist plaaniti alustada juba 2 aastat tagasi. Nii et see oli taas Putini päevakorras. Selleks võttis Putin endaga Hiinasse kaasa Rosnefti ja Gazpromi juhid Igor Secini ja Aleksei Milleri, samuti 5 asepeaministrit ja 8 ministrit. Kõik nad pidid hiinlastele igast küljest pugema ja paluma neid. Palun, võtke juba see gaasijuhe Siberi Jõud 2 vastu. Kõige naljakam on see, et igal aastal, kui Vladimir Putin lendab Pekingisse, räägitakse pesemata venelastele, et projekt on juba kokku lepitud. Eelmise aasta viimase visiidi tulemusena teatas Vladimir Putin, et gaasijuhe Siberi Jõud 2, mille projekteeritud võimsus on 50 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas, on kokku lepitud. Allkirjastati õiguslikult siduv memorandum ja gaasitarned Hiinasse kasvavad peagi 100 miljardi kuupmeetrini aastas. Kuid lõpuks ei kinnitanud Hiina pool Venemaa presidendi avaldust avalikult. Ja möödus aasta, midagi ei muutunud. Hoolimata sellest, et läbirääkimised on kestnud üle 10 aasta, pärast 10 aastat läbirääkimisi ei suutnud Putin ja Xi Jinping ikkagi kokku leppida kõige olulisemas – gaasi hinnas. Samuti jäid kooskõlastamata projekti investeerimistingimused ja gaasi tarnimise algus. Varem nõudis Hiina, et gaasi hind langetataks Venemaa siseseks tasemeks, umbes $50 1000 kuupmeetri eest, mis on peaaegu 10 korda madalam kui Euroopa hinnad. Ja Hiina ütleb otse, kuulge, kas te müüte meile gaasi peaaegu tasuta või? Vabandust, minge oma gaasiga kuradile, sest ei suuda seda nagunii kellelegi müüa. Mille üle te seal siis ülisee? No kellele te seda gaasi müüte? Kas müüte selle meile aga peaaegu tasuta või kõik? Korjate oma asjad ja lähete minema. Juba üle 10 aasta on Putin püüdnud veenda Xi Jinpingi selle projektiga nõustuma. Ja sel aastal tahtis Putin väga kasutada Lähis-Ida sõja teemat. Kriis Iraani ümber ja Hormuzi väina sulgemine halvaksid 20% maailma veeldatud maagaasi tarnetest. Aga probleem Venemaa jaoks on selles, et uut gaasijuhet Siberi Jõud 2 vajab hädasti just Vene Gazprom, kes on kaotanud Euroopa gaasiturud. Ja tähelepanu, müüb välismaale kõige väiksemaid koguseid alates 1980-ndate lõpust. Kõige väiksemad kogused, mõelge, viimase peaaegu 50 aasta jooksul. Hiinale on see toru muidugi ka vajalik, aga üldse mitte kriitiline, sest nad on valmis ootama. Ja siin on tänase päeva peamine uudis. Peking keeldus taas Vladimir Putinit gaasitoru Siberi Jõud 2 ehitamisest, juba 11. korda alates 2015 aastast. Teatatakse, et Gazprom pakkus oma gaasile täiendavat allahindlust. Siiski teatas Hiina pool, et soovib endiselt osta gaasi hinnaga, mis on võrreldav Venemaa siseturu tasemega. Ja just siin seisnebki probleem ning samal ajal ta Hiina kavalus. Venemaal on gaasi hind väga kõrge, seda subsideeritakse tugevalt.
ja see on umbes $50 1000 kuupmeetri kohta. See on umbes 12 korda madalam, rõhutan, kui praegused Euroopa hinnad. Ja 5 korda madalam hind kui see, mida Hiina praegu maksab. Praegu maksab Hiina $258 1000 kuupmeetri eest. Ja Putin ütleb, et suurepärane, me anname teile veel ühe toru, ostke veel. Hiina ütleb ei, $50 eest. Ja Hiina ütleb, mind ei huvita, müüge siis. Müüge meile gaasi endale kahjumiga $50 eest või ärge üldse müüge. Ja siin on oluline märkida, et Hiina arendab kiiresti taastuvenergiat ja tal on suured söevarud. Neist 2 peamisest energiaallikast peaks talle piisama majanduse varustamise reguleerimiseks, mille kasv siiski järk-järgult aeglustub. See tähendab, et tulevikus ei pruugi tal enam nii suures mahus Vene gaasi vaja minna. Seetõttu ei taha Peking allkirjastada uusi pikaajalisi lepinguid uue gaasitoru jaoks. Või on nad valmis seda gaasi ostma, kuid ainult siis, kui see on tõesti väga odav, et seda saaks edasi müüa. Naljakas on see, et venelased praegu lihtsalt tormavad ringi infoga, et läbimurre ikkagi on olemas. Ärge öelge, et kõik on kadunud. Ei, läbimurre on olemas. Taustal, kus Vladimir Putinile jälle Hiinas ära öeldi, hakkasid Vene meediaväljaanded meenutama, et kuulake, märtsis sel aastal sai teatavaks, et Peking lisas, tsiteerin, ettevalmistustööd Venemaa-Hiina gaasijuhtme keskse marsruudi jaoks käesoleva viisastakuplaani kuni 2030 aastani. Kuigi dokumentis ei mainita Siberi jõud 2 nime otseselt üldse. Teisalt tasub märkida, et see Putini visiit Hiinasse siiski tõi kaasa teatud tulemusi. Venemaa impordib praegu Hiina kaudu üle 90% tehnoloogiatest, mille tarnimine on talle lääne sanktsioonidega keelatud. Samas kui eelmisel aastal oli see näitaja umbes 80%. Teisalt vähenes kaubavahetus 2 riigi vahel eelmisel aastal peaaegu 7% võrra. Ning Vladimir Putin kiirustab saama kinnitust, et Hiina huvi Venemaa vastu pole kadunud ja see langus ei jätku. Ja mis on veel oluline märkida, et mõista kogu Putini poliitika läbikukkumist. Isegi kui kunagi Vladimir Putinil õnnestub Xi Jinpingiga Siberi jõud 2 osas kokkuleppele jõuda, siis pärast selle gaasitoru ehitamist, pärast selle täisvõimsusel tööle hakkamist ning arvestades ka olemasolevaid gaasitarned, suudab Venemaa oma kujuteldavas suurepärases tulevikus eksportida Hiinasse umbes 100 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. See on maksimum, kui hinda mitte arvestada. Ja see on muide umbes 2/3 sellest, mida Venemaa kunagi Euroopasse müüs, enne kui Putin alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu. Ja seejuures on Hiinasse tarnitavate gaasihinnad mitu korda madalamad, kui need olid Euroopa turul. Hiina nõuab 12 korda madalamat hinda. Ja rääkimata sellest, et ma tõin teile mitte ebareaalse, vaid ainult hüpoteetilise stsenaariumi. See on juhul, kui Putinil õnnestub kunagi Xi Jinpingiga gaasijuhtme Siberi jõud 2 osas kokkuleppele jõuda. Praegu seda gaasijuhet ei ole ja ilmselt ei tule seda ka lähiajal. Selline ongi Putini poliitika. Nii on Vladimir Putin kõiki üle mänginud. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha annetuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!